Tervist, härra president. Tervist, tervist. Olen täna siin, et intervjueerida teid ja küsida, mis on teie arvamus linnast. Et istume siin ja riigist ka muidugi, istume siin kohvikus. Päris mugav on need toolid. Aga no, mis oleks teie kokkuvõte näiteks Tallinnast, nagu teie põhiline arvamus? Ma arvan, et Tallinn on teinud väga suure arengu. Arvestades, kus me alguses olime ja kus me nüüd jõudnud oleme, me oleme lahendanud suurema osa suurtest tulistamistest, me oleme suutnud teha kiirabi aktiivseks, me oleme saanud palju uusi sõidukeid. Ma ütleks, et areng on olnud suur. No siis on hästi, peaasi, et need tulistamised jääksid ikkagi ära. Muidu on päris hästi, ma arvan. Aga kas te arvate, et on veel ruumi arenemiseks? Arenemisruumi on alati, et meil on kindlasti veel palju sõidukeid, mis me tahaksime juurde lisada. Samuti proovime teha töökohti juurde, et kuna te näete, nagu siin minu vasakul käel, meil on siin palju töötuid isikuid, kes ei oska majaga midagi teha. Et me proovime leida igale sihukesele ajaraiskajale mingisugust tööd. Okei. Saaksid tööd teha. Ma arvan, et see on meie kõige suurem probleem praegu. Aga mis te arvate, nagu milliseid sõidukeid? Nimetage mulle mõni. Sõidukite osas. Kindlasti tuleb kiirabile sõidukeid juurde, politseiametile tuleb sõidukeid juurde, transpordiametile ja ka kaitseväele. Okei. Me peame vaatama, kuidas meil ressurssidega on. Makse tuleb võib-olla juurde, võib-olla mitte. No seda need kodanikud vihkavad, neid makse. No, ütlen ausalt, tuleb tööle minna. No tuleb. Aga see on päris raske, siin on palju neid, kes teevad neid aineid ja natuke hulle. Ma räägin, nende töötutega on suur probleem. On tõesti, aga no mis teha, kui inimene haridust ei saa, siis ei saa tööllegi. Aga Eestist, mis te arvate? Üks mees ära transportida või? Aga kus mul turva mingi mehed on või mis värk sellega on, nagu viige ära, pange vangi söönd? Okei, härra, nüüd te olete kaadris, palun lahkuge. Okei, aga mis te arvate Eestist? Kas sellel on mingeid, nagu üldiselt, kas sellel on vaja nagu mingeid improvement'e või? Improvement'e osas ongi töötutest on vaja lahti saada. Ma räägin, meil on töötutute arv on nii suur lihtsalt, et see ongi kõige suurem probleem minu arust. Tuleb leida tööd ja me proovime, me anname endast parima, me oleme loonud nii palju erinevaid võimalusi ägedaid. Meil on siin Bolt, Taxi, enda Eesti värk on ja samuti on transpordiametisse, oodatakse uusi isikuid kogu aeg, võetakse töölis juurde. Ja samuti politseisse, et kui olete pädev isik, kes võiks politseis töötada, siis võiks ka mitte, et proovige, et politseis on ka meil alati juurde vaja. No, riigi julgeolek linnas. Minu sõbral oli siuke olukord, ta soovis saada politseisse, aga politsei vastas talle niimoodi, et me konkreetselt vastas, et meie ei võta kodutuid ja vaimuhaigeid tööle. Kuigi mu sõber oli nagu täiesti okei, tal oli kõik korras ja... Oota, ma panen pausi. Seda mõtlesingi, et peate ikkagi olema pädev isik, te peate ikkagi tahtma, et asju tuleb ikka tõsiselt võtta, politseis võetakse ikkagi asja. Kas mingi tüüp mu kõrval siin saab mingi seizure või midagi nagu, mis teema sellega, mis siin toimub? No see on teie töö praegu, aga kuulge, ma arvan, see võib intervjuu lõpp olla. Aga kuulge, aga head päeva teile ja loodan, et... Teile ka, mul ongi kiire, ma nüüd lähen siis kõvale suurele etendusele, kus siis esineb meil Joost Klein ja Tommy Cash ja see on kõik rahastatud riigi poolt, nii et tulge vaatama. Okei, head päeva teile. Läheb kõik Ukraina.